Olen Sõmeru robootikameeskonna juhendaja Rasmus. Ja põhjus, miks ma siin olen, on see, et Eila palus, et ma räägiksin, mismoodi mina asju teen. Ja kõik see, mida mina teen, on minu subjektiivne tegevus. Ma ei tugine oma tegevuses üldse mitte mingisugustele teaduslikult tõestatud pedagoogilistele metoodikatele. Kõik ma olen ise selgeks õppinud oma läbi enda kogemuse, oma iseenda järelduse, vaadanud, mis võiks toimida, mis võiks olla efektiivne. Ma räägin sellest, mismoodi mina meeskonda juhin ja mismoodi mina meeskonna tööle panen. Ma ei räägi kindlasti sellest, mismoodi konkreetselt meeskond mingeid robotimängu ülesandeid lahendas või midagi sellist ja ma ei räägi ka väga konkreetselt sellest, mis oli eelmise aasta projekt ja nii edasi, sest see ei ole teema. Ma tulin siia lihtsalt põhjusel, et anda teile natukene julgust ja arusaamist, et see kõik tegelikult on võimalik ja mismoodi see kõik tegelikult alguse sai. Ehk siis panin kirja enda jaoks mõned punktid ja nüüd on mul maailma kõige parem töö. Ehk siis ma olen 3 aastaga ise jõudnud täpselt sellisesse olukorda, kus väga paljud teist praegu on. Ja see on väga lahe, mida ma teen. Mulle tõeliselt see meeldib. Ehk siis särasilmne juhendaja on kindlasti meeskonna jaoks äärmiselt oluline motivaator. On väga tihti olnud ka neid hetki, kus ma ise ennast pean kokku võtma, et särada. See on väljakutse. Kuidas ma asju teen? Kui me oleme meeskond, siis me lepime asju kokku. Ehk siis mitte mina ei kehtesta reegleid, vaid ma sõlmin lastega kokkuleppeid ja seal on väga oluline vahe ja lapsed saavad sellest väga hästi aru. Vaadake, kui keegi sõlmib mingisuguse reegli või kehtestab mingisuguse reegli, siis üldjuhul inimestele ei meeldi reeglite järgi käituda. Sest keegi teine on selle kehtestanud, see on meelevald ja tekib trots. Aga kui sa sõlmid kokkuleppeid, siis kokkulepe on kahepoolne. Tähendab seda, et kui on kokkulepe, et iga roppu sõna eest tuleb teha 10 kätekõverdust, siis juhendaja teeb ka. Ja ma olen teinud ka. Seega ma olen ka ainult inimene. Ühel poisil on siiamaani 210 kätekõverdust võlgu. Ta saab need tegema hakata. Ka kindlasti mina juhendajana pean olema eeskuju ja mitte eeskuju teadmiste osas. Sest nagu me teame, siis ega juhendajal ei ole kõiki vastuseid ja minul ka ei ole pooli vastuseid vähemalt. Aga ma arvan, et ma saan olla eeskuju oma väärtushinnangutelt, oma suhtumiselt, oma käitumiselt. Sest lapsed märkavad seda ja lastes on see ebaõigluse tunne ja ebaõigluse tajumine on tegelikult päris suur. Ma arvan, et te olete seda kõik tähelepanu. Et nii kui laps näeb kuskil mingit ebaõiglust olukorda, siis ta kohe läheb ja miks tema ja miks mitte mina ja. Et see on selline hästi klassikaline seega, et ma mitte kunagi ei saa ennast juhendajana positsioneerida kuskile kõrgemale tasemele ja ma ei saa ennast autoritaarselt kehtestada, et mina olen juhendaja ja sina oled meeskonna liige ja sina pead kuulama seda, mida mina ütlen. See ei toimi. Eriti veel meie tänapäevases Y-generatsioonis see ei toimi. Ma arvan, kõik teavad seda. Enamik on tõesti õpetajad, eks ole. No võtta, siis ma ei pea sellest pikalt rääkima. Tööülesanded tuleb ära jaotada. Ehk siis lapsed peavad tegema endale plaani, millest rääkis ka Heilo. Ja sellest oleks mõistlik kinni pidada, aga loomulikult saab ka olla paindlik. Ja juhendaja ülesanne on see, et juhendaja peaks seda monitoorima ja jälgima, et see nii ka oleks. Ja lapsi rea peale tagasi aitama, kui nad hakkavad kuskilt minema. See on oluline asi. Sest on väga palju ahvatlevaid tegevusi, mida laps tahab tegeleda ka robootikaringi tegevuse ajal ja juhendaja peaks olema see, kes suudab lapsi distsiplineerida ja motiveerida. Ja see on päris raske vahel. Nutitelefonid kipuvad taskust välja tulema. Aga see näitab, minu jaoks on see muidugi ilmselge märk see, et lapsel on juba natuke igav. Ehk siis tuleks midagi välja mõelda, mis paneks seda jälle tegutsema ja ülesannete vahetus, kui see on selle akadeemiline loeng, see on ju täiesti no-go. Seda ei tohi mitte mingil juhul lastele teha, kohe paud uksest välja, kes uksest ei mahu, siis hüppab aknast välja. Seega mõelge selle peale. Ja üks asi, mida ma veel panin tähele, on see, et juhendaja ei tohi sekkuda laste tegevusse. Ehk siis, kui lapsed on hakanud mingisugust ülesannet täitma, midagi tegema, siis tuleb lastel seda teha. Nii kui juhendaja sekkub, siis annab juhendaja kohe signaali, et midagi on halvasti, see on esimene signaal. Ja sellega sa võtad ju tegelikult lapselt ära esiteks julguse, siis sa võtad lapselt ära otsustusõiguse, ehk siis ta ei tohi enam ise otsustada selle üle, mida ta kuidas teeb, ja tegelikult võtad sa siis ju ära ka vastutuse.
Ehk siis laps tunnebki, et tegelikkuses vahet ei ole, mis ma teen, kedagi ei huvita. Ja juhendaja niikuinii tuleb, ütleb, et kõik on jälle niimoodi halvasti ja pahasti ja tuleb asju teha teistmoodi. Seega sa võtad lapselt ära kogu selle vastutustunde ja kõike see, mida ta oleks tegelikult ju ka õppima. Ehk siis ta saaks aru, et kui ta midagi teeb, siis ta on teinud otsuseid ja siis sellega kaasneb ka vastutus. Ja kui see vastutus mingil hetkel on ka negatiivne, siis seda kogemust on lapsele ka vaja. Ta saab aru tagajärgedest ja oskab analüüsida. Analüüs hiljem on muidugi väga oluline. Olen märganud seda, et tegelikkuses juhendajad kardavad tõistuseid palju rohkem kui lapsed. Juhendajatel käib päris, et kuidas neil seal nüüd läheb, mis nüüd siis juhtub. Lastele lõbus. Lastele meeldib võistelda, sest lapsed tahavad ennast proovile panna. Nad tahavad näha, kui kaugele nad suudavad minna, kui paljud nad võimelised on tegelikkuses. Ja mitte selles mõistes, et ma tahan võita, vaid selles võtmes, et nad tahavad ise teada, milleks nad võimelised on. Seega ärge kindlasti nüüd seda rõõmu ära võtke ja ärge kindlasti oma hirmu lastele välja näidake, see kandub üle. Laps hakkab seda käitumist kopeerima, siis te olete lapsele juhendajana eeskuju. Ja kui juhendaja kardab, siis hakkavad lapsed ka kardama. Ja seda küll ei ole vaja. Te võite kohe julgelt mulle vastu vaielda praegu, kui keegi seda teha tahab. Kui keegi arvab, et mul ei ole õigus. Ma hea meelega kuulan. Ja ma panin tähele seda, et tegelikult need samad FLL-i põhiväärtused, mida ma olen 2 aastal lastele pähe tagunud jutumärkides, need tegelikkuses kanduvad juba päris ellu ka. Ja see on päris vahva. Kui sa kuuled neid, et neid põhiväärtuseid lapsed rakendavad juba koolis, oma perekondlikes käitumistes, kuidas lapsed räägivad sellest, lastele meeldib väga palju rääkida, kuidas seal läheb, siis see on väga hea. Neile meeldib see, sest nad tunnevad, et need põhiväärtused on õiglased. Ja ärme võta neil seda rõõmu siis ära. Ja ärme hakka neile vastu vaidlema, et tegelikult see põhiväärtusi päris hästi ei kehti. Või äkki on kuskil seal mingisugune kitsaskoht, mille üle võiks ju vaielda või midagi on subjektiivset. Ärme seda teete, et seda enesekriitilist ja sellist maailmakriitilist mõtlemist lapsed tulevikus tajuvad kindlasti väga-väga palju veel ja võib-olla on see nende jaoks veel liiga abstraktne ja liiga raske. Et võib-olla see hävitab neid ja see võib-olla ei ole väga mõistlik. Seega, kõige suuremat rõõmu tegi mulle see, kui minu 2 poissi, kes on mõlemad praegu 8. klassis ja teevad loovtööd. Tulid minu juurde, ütles, tead Rasmus, nüüd on lugu selline, et me peame loovtööd tegema hakkama, me tahame seda koos teha ja me tahame minna oma kooli lastega junior FLL-ile. Kas sina tuled meie loovtöö juhendajaks? See on see tegelikult minu kui juhendaja ootus. Tallinna omasid siin ei ole, aga Lauril on tegelikult ette näidata 5 oli neid, jah. 5 kutti, kes on nüüdseks juba FLL-ist välja kasvanud ja kes kõik on ise huviringide juhendajad ja tulevad FLL-ile. See on see, mis mind rõõmsaks teeb. Ehk siis ma näen, et ma olen edasi andnud midagi sellist, mida nemad edasi teha tahavad. See on väga äge. Ma ei tea, kuidas mul nendega läheb, eks ole näha. Aga teine huvitav väljakutse on ju see, et siis ma saan ju vaadata, et kui palju on nemad rakendamas neid metoodikaid ja neid võtteid, mida mina nende puhul kasutanud olen. Ehk siis kui palju nemad on õppinud ja kas nad on äkki midagi uut välja mõeldud, mille peale mina ei ole tulnud, see oleks veel äge. Nii, metoodika. Vastik pedagoogiline sõna. Aga mina olen tähelepanud seda, et lapsed õpivad selles valdkonnas ainult läbi kogemuse. Auditoorsed loengud ei tööta, targutamine kuskil ei toeta, vaid ainult see, mida ma ise läbi teha saan, mida ma ise õppida saan. Lapsed on tegelikult äärmiselt iseseisvad oma õpiprotsessis tänapäeval. Erinevaid materjale, mida nad kasutavad, erinevaid materjalikanaleid, mida nad kasutavad alates YouTube'ist kuni sõbra telefoni kõneni välja on väga palju ja juhendaja tegelikult ei peagi enam selles osas nii palju tööd ära tegema. Lapsed ise leiavad päris palju lahendusi. Õpivad ka teiste meeskondade pealt. Sellest sai räägitud juba varem ja ka eile. Selles ei ole mitte midagi halba, kui laps näeb poolfinaalis mingit ägedat lahendust, mõnel teisel võistkonnal mingit ägedat tehnilist lahendust ja seda ise seda kasutab. See ei ole plagiaat. See on oma kogemuse jagamine ja selle kasutamine. Ja mina olen väga selle poolt ja lapsed on seda teinud ka, ja mul on selle üle väga hea meel, et nad märkavad ka teiste lahendusi. Seega nad panevad tähele ja tegelikult selle protsessi käigus nad ju jälle omakorda õpivad. Nad ju märkavad midagi, püüavad sellest lahendusest aru saada ja siis seda ka kasutusele võtta, võib-olla isegi edasi arendada.
Seega kogemuspõhine õpe ja kaasamine on tähtis. Alati on lapsi, kes on natukene domineerivamad, natukene julgevad, asjalikumad ja alati on lapsi, kes on mõnevõrra tagasihoidlikumad. Seega juhendaja ülesanne kindlasti on see, et jälgige, et lapsed oleksid kaasatud, et keegi ei tunneks ennast natukene eemale jäetuna või tõrjutuna. Leidke sellele lapsele just see ülesanne, mis talle võiks sobida. Ja ärge andke talle seda ülesannet mitte ise, vaid leidke see võimalus, kuidas laps ise jõuaks selleni, et see võiks olla minu roll. Ma tahaksin seda teha, ma vist oskan seda paremini teha kui teised. See ei ole halb. Ja muidugi väärtuspõhine õpe. Ehk siis et väärtused, mida me oma juhendajana oma võistkonnale edasi anname, see ju tegelikult kõik võtabki selle kokku, et ehk siis me oleme ise eeskujuks. Kui me ise oleme täpsed, peame kokkulepetest kinni, siis teeb seda ka meeskonda ja peab sellest lugu. Ma tean, et eestlased on üldse väga täpsed inimesed. Minutiline hilinemine on juba seal. Hakatakse ühe kella vaatama, et kuule, sa oled juba 1 minuti hilinenud, mis mõttes? Hispaanias käib asi näiteks niimoodi, et kui lepitakse kokku kohtumine kell 4, siis on täiesti normaalne, et kell 4 minnakse alles kohtust välja. Ja pole kellelgi mitte mingit probleemi. Ma olen Hispaaniast. Mis see? Ma olen Hispaaniast. Päris ma juure pärast. Üks oluline metoodika on selline eduelamuse pakkumine läbi tunnustamise. Ja see tunnustamine ei pea olema mitte tulemuste tunnustamine, vaid tegevuse tunnustamine. Mu poisid ütlesid, et kõige kõvema tunnustuse eelmisel hooajal said nad sellest, kui Sõmeru vallavanem tuli enne poolfinaali algust nende juurde, surus kõigil poistel kätt ja ütles, et mul on väga hea meel, et te lähete meie valda esindama. Mingu teid hästi ja olge te tublid poisid. Ehk siis mitte mingit tulemust ei olnud veel saavutatud, mitte midagi ei olnud veel juhtunud. Poisid olid veel ise ka närvis ja ärevil ja nii edasi. Ehk siis leidke see võimalus, kuidas nende tegevust tunnustada sellisel tasemel, et nad tunnevad, et neid on märgatud, et nende tegevus on tähtis, see, mida nad teevad, on oluline. Ja tegevus ongi oluline. Ükskõik millisel viisil seda teha saab. See on see minu hinnang ja minu arusaamine sellistest eduelamuspõhisest õppest. Et küsimus ei ole mitte tulemuse tunnustamine, tegevuse tunnustamises. See, mida nad teevad, on äge. Ja Heino rääkis ka, et see tulemusele orienteeritud tegevus, et see tõenäoliselt väga ei tööta. Üks asi on see, et hindajad on targad ja saavad aru. Kui sa võtad ette konkreetselt hindavaid maatriksi ja hakkad nende kriteeriumite järgi kogu oma hooaega üles ehitama ja kogu oma süsteemi üles ehitama, siis see on läbinähtav. See on tõesti läbinähtav. Teine asi on see, et see ei tooda ju mitte mingit õppimisväärtust. Minu eesmärk on küll, et lapsed saaksid kogemusi ja õpiksid ja et neil oleks tore ja vahva olla, mitte see, et nad võidaksid. Kui ma tahaksin, et nad võidaksid, siis ma teeksin asju hoopis teispool. Aga ma ei taha seda ise, sest mulle see ei sobi. See on minu enda põhimõtete vastu, sest see ei ole see koht. Ja kõige olulisem metoodiline põhimõte minu jaoks on see, et eksimine on kohustuslik. Ma kohe selgitan, mida see tähendab. Osad naeravad, osad saavad aru, osad võib-olla lihtsalt naeravad, see on äge, aga veel ei saa aru. Heino tegelikult seda juba mainis. Vaadake, kui inimene midagi õpib, siis ta seda teha ei oska. Kui sulle tulevad kokku robootikud, kes tulevad ja lahendavad robotimängus kõik missioonid ära, kõik on tehtud, kõik on väga hästi, saavad lausa maksimumpunktid, siis nad ei tee seda võimete kohaselt. Ehk siis see kõik, mida nad teevad, seda kõike nad juba oskavad, ehk siis nad pole mitte midagi õppinud. Seega õppiv inimene eksib alati ja eksimine ei tohi olla karistatav, vaid see on õppimise osa ja see on väga oluline, eksimusest tuleb õppida. Ehk siis kõik peaksid eksima. Kui te märkate, et asjad kuidagi lähevad liiga ladusalt, siis järelikult see tegevus, mida nad teevad, ei ole enam nende võimete kohane, vaid see on liiga lihtne nende jaoks. Seega peaks hakkama juhendaja kuidagi suunama seda, et asju keerulisemalt teha, kuidagi põnevamalt nende jaoks, et nad ise midagi uut avastaks. Kas see võiks olla okei? Mina arvan, et see on okei. Ja nüüd ma räägin hästi lühidalt sellest, mismoodi me FSL-i hooaega läbime. Mis see kell on? Mul on 4 minutit veel. Kuidas me seda asja teeme? Minu meeskonna kõige suuremaks väljakutseks on olnud alati probleemi sõnastamine. Eelmisel hooajal 2 nädalat enne poolfinaali meil ei olnud ei probleemi, meil ei olnud lahendust, meil ei olnud mitte midagi. Mina olin masenduses, mida ma lastele välja ei näidanud, aga ma olin tõsises mures.
mõttes ma ei teagi, mis saab. Ja see probleem tuli täiesti ajurünnaku käigus, täiesti tühjalt kohal, täiesti suvaliselt, mis minu jaoks näitab seda, et ei ole olemas sellist ühtsat hästi head metoodikat või mingisugust käitumist, mingisugust tegevust, mis alati garanteerib selle, et leitakse väga hea probleem ja leitakse sellele väga head lahendused. Kindlasti on seal olemas ka mingisugune juhuslikkus, et kui hästi seekord läheb. Ja ma olen täiesti veendunud, et meistritiitli võimelised meeskonnad on kõik meeskonnad siin saalis, kelle juhendajad siin on. Et juhuslikkusel on ka kindlasti väga oluline roll. Seega ärge kindlasti arvake seda, et need vennad on 5 aastat käinud, nad juba täpselt teavad, mida teha, kuidas asju teha, mis nuppudele vajutada, et tulemus oleks väga hea ja siis nad võidavadki kogu aeg. See ei ole nii. Mina tõestasin, et ei ole. Teisel hooajal me saavutasime väga häid tulemusi. Ja ma arvan, et see oli ka suuresti väga juhuslik. Aga kuidas meie saame probleemi? Välja mõeldud on niimoodi, et kui on teema teada, siis me otsime üles need eksperdid, kelle juurde minna. Me lähemegi inimeste juurde ja läheme kuulame neid, mis on nende murekohad, mis on nende probleemid. Ja see on see, kust laps saab endale mingisuguse raamistiku, millest siis edasi mõtlema hakata, millest edasi teemat ja ideed arendama hakata. Ehk siis see metoodika minu hinnangul töötab. Ärge kartke minna inimeste juurde, kes juba midagi asjast teavad. Ja tegelikkuses ei ole ju isegi FLL-i küsimus mitte originaalses probleemis, et see probleem peaks olema selle hästi originaalne, innovatiivne, vaid küsimus on innovatiivses lahenduses. Seega probleem võib olla täiesti tavaline, täiesti igav, võib-olla isegi mõttetu küsimus on sellest, kuidas me seda lahendama hakkame. Selles on küsimus. Et ma olen sellest aru saanud, et osadele nagu tundub, et vähemalt poisid ütlevad, et see on nii mõttetu probleem, sellega me ei tegele, mis asja, see pole mitte mingi probleem. No. Ei, see just ongi probleem, kui see on nii mõttetu probleem. Sellega just tulebki tegeleda. Robotimängus ma räägin eraldi, eks ole. Siis see osa kõik vahelt välja. ja siis, kui probleem on sõnastatud, siis lihtsalt ajurünnaku vormis lapsed hakkavadki välja pakkuma erinevaid lahendusi. Ja me ei teegi seda üldjuhul siseruumis. Me läheme õue. Käime näiteks teeme mingi väikese matka. Käime sõidame jalgratastega, kui ilma on võimalik. Teeme midagi sellist hoopis. Ehk siis, et tuleks sellest klassiruumist, tuleks sellest ruumist välja, laps saab ise ka siis raamistikust välja. Sest laps on harjunud selle akadeemilise klassiruumiga, ta teab, et see paneb teda ka kohe raamidesse ja siis sealt ägedaid ideid ei tule. Aga kui laps läheb ise sellest raamist välja, läheb kuskile mujale, siis tulevad hoopis põnevamad ideed. Eelmise aasta, mitte selle aasta, vaid eelmise aasta lahendused probleemile tulid näiteks öömatka käigus. Me käisime 23. veebruaril, vastu 24. veebruari käisime lastega öömatkal kuskil seal Valtiski kandis, sealt Saue noortekeskus korraldab seda ja me saime terve selle öömatka jooksul kõik käes korrutatud. Ehk siis, et lapsed tulid täiesti teise tegevuskeskkonda ja kõik asjad said lahendada. Nii et see on, ma arvan, ka päris mõnus, et ärge tehke alati neid asju klassiruumis, kui vähegi võimalik on mingi kuskile välja. Variante on kindlasti palju. Ehk siis projekti puhul kaasake eksperte, tehke ajurünnakuid, jagage seda ja mõelge ka selle väljundi peale, et kas sel projektil ongi reaalne väljund ja kui võimalik on, siis tehkegi see projekt ära. See ei ole ka üldse halb, keegi ei keela seda ju teha. Sellised oleksid minu mõtted juhendajana. Kas keegi tahaks midagi küsida äkki? Te olete kõik nii mõtlikud ja nii tõsised. Naeratage. Tühi kõigil. Mis asja? Kõht on tühi kõigil. Rasmus, mis on su sõnum esimese aasta juhendajatele, kes alustavad? Mis sa neile ütleksid? Tuleb kardavad. Ma arvan, et kõige olulisem minu hirm oli see, et nad kõik on juba nii kõvad tegijad ja mina ei oska veel mitte midagi. Ja täpselt just nii ongi. Ka mina alustasin täitsa sealt. Täitsa kohe, otsad! Ja ma ei teadnud ka mitte midagi. Kui ma läksin esimesel aastal võistluse, siis robotidisainist ei teadnud üldse mitte midagi. Tuli keegi kuskilt, otsis meid üle, kuule, teil on robotidisaini hindamisaeg, ma küsin, mis asi? Selle peale. Ja ma tean, et Lauril oli täpselt sama teema projektiga.
Too teevad projekti minema, mis asja me peame pidema tegema. Me tulime roboti mängu lahendama. Nii et julgustuseks teile, ma ise olen olnud täpselt samamoodi asjade alguses ja robotimängu juures ma räägin ka veel sellest, et ma tean, et see on alati teema. Ehk siis, et ma ei ole kellestki teisest parem, vaid ma olen täpselt samamoodi alustanud asjadega täiesti algusest, et jõuda kuhugi välja. Ja ma arvan, et saab veel palju kõrgemale minna. See on võimalik. Aitäh! Aitäh!